PVA-1 ja PVA-3 on universaalsed ehitusliimid. T1 sobib sisetöödeks, T3 on veekindel PVA-liim puutööks ja tootmiseks. PVA-liim T1 seob ehk liimib enamiku tavalistest ehitusmaterjalidest nii omavahel kui ka üksteisega. Puit, kips, vineer, tsemendikrohv, betoon ja muud materjalid. Seda kasutatakse laialdaselt ka kruntimisvedelikuna ehk primerina, sidudes krohvisegu erinevate materjalide aluspindadega. Kasutatakse sisetöödel, kus liimitavad pinnad ei puutu kokku suurenenud niiskusega. PVA-liimi T3 kasutatakse igat tüüpi leht- ja okaspuidu liinimiseks, kui on vaja veekindlat liitekohta, näiteks aknaraamide, transpordipakendite, puidutoodete jaoks, mis puutuvad kokku ilmastikumõjudega. Sobib ka plaatmaterjalide jaoks kipsplaadid, puitlaasplaadid, vahtpolüstüreenplaadid, samuti naha, paberi, papi ja sarnaste materjalide liinimiseks. Sobib ka kuumpressimiseks. Universaalne liim sisetöödeks PVA-1 ja universaalne niiskuskindel liim PVA-3 on piimvalged, viskoossed vedelikud kerge iseloomuliku lõhnaga. Vedelik sisaldab keemilist ainete segu ja lahustub väga hästi vees. Sellel on kõrge tugevus, kõrge veekindlus, T3 klassifikatsioon, veepõhine toode. Nõrk aroom, kohe kasutusvaimis, sobib kõrgsageduslikuks kuivatamiseks, ei tekita poore ega deformatsioone kuumpressimisel. Lisaks erinevate materjalide liimimisele annavad PVA T1 ja T3 järgmised eelised. PVA T1 parandab krohvisegude ja põrandatasandussegude nakkumist stabiilsete aluspindadega. PVA-1 parandab ehitussegude, betooni ja peenteralise betooni kulumiskindlust. PVA-1 veega lahjendatuna kasutatakse tolmuvastase koostisena tsemendi- ja betoonpindadel. PVA-3 parandab ehitussegude, betooni ja peenteralise betooni veekindlust ja mehaanilist tugevust. PVA-3 ei tekita poore ega deformatsioone kuumpressimisel. PVA-3 sobib suurepäraselt kõrgsageduslikuks kuivatamiseks. Kui PVA-1 koostist kasutatakse liimühenduste loomiseks ehitusmaterjalide pindade vahel, peavad need pinnad olema kuivad, rasvavabad ja tolmust puhastatud. Ehitusdetailide pinnad kaetakse seguga, surutakse kokku ja lastakse 24 tundi kuivada. Ei ole soovitatav konstruktsioonides, mis töötavad koormustega, mis ületavad detaili enda kaalu. Kui segu kasutatakse selleks, et parandada seina aluspinna ja krohvi vahelist nakkumist, siis esimesel korral töödeldakse aluspinda lahjendatud seguga vahekorras 1:4, lastakse kuivada ja töödeldakse teist korda, seekord vahekorras 1:2. Krohvi kantakse peale enne, kui segu on jõudnud ära kuivada. Kui segu kasutatakse kruntimisvedelikuna enne plaatimistöid, siis lahjendatakse 1 osa segust 5 osa veiga ja kantakse pehme harjaga pinnale. Vana betooni ja uue betoonikihi parema nakkumise tagamiseks puhastatakse alus ja kantakse PVA-1 segu 3 osa vee kohta. Pinnal lastakse kuivada ja seejärel kantakse segu uuesti peale vahekorras 1:1. Uus betoonikiht poigaldatakse enne, kui segu on jõudnud ära kuivada. Kui kasutatakse universaalset niiskuskindlat liimi PVA-3, peavad liimitavad pinnad olema puhtad. Liim kantakse ühtlase kihina ühe pinna peale, pintsli või mõne muu meetodiga. Eriti kõva ja eksootilise puidu puhul on soovitatav liimi kanda mõlemale pinnale. 2–5 minuti pärast, sõltuvalt temperatuurist ja materjali poorsusest, ühendatakse pinnad umbes 3 minuti jooksul 20 kraadi juures. Pärast ühendamist surutakse pinnad kukku ja lastakse kuivada 24 tundi. Temperatuur peab olema üle 5+ kraadi Celsiuse järgi. Liimi kõvenemise kiirus sõltub temperatuurist, materjali poorsusest ja niiskusest. Kuumkuivatuse kasutamisel lüheneb oluliselt nii sidumisaeg kui ka lõpliku tugevuse saavutamise aeg. Kulu on 150–180 grammi ruutmeetri kohta.
Kui PVA1 või PVA3 segu kasutatakse betooni lisandina, siis kulu on 10–15 liitrit iga 50 kilogrammi tsemendi kohta. Universaalset liimi tuleb hoida jahedates, hästi ventileeritavates ruumides. Säilitustemperatuur on +5 kuni +30 kraadi Celsiuse järgi. Hoida külma ja otsese päikesevalguselest. Mahutid hoida tihedalt suletuna. See aine või toode ning selle pakend tuleb hävitada ohutult vastavalt kohaliku omavalitsuse eeskirjadele. Külblikkusaeg on 2 aastat alates valmistamise kuupäevast. Valmistamise kuupäeva vaata pakendil. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Universaalsete liimidega PVAD1 ja PVAD3 töötamisel ei ole vaja mingeid erilisi ettevaatusabinõusid. Nahka ja silmi tuleb kaitsta otsese kokkupuute eest liimisegudega. Universaalsete liimidega PVAD1 ja PVAD3 tuleb kanda tööriietust, kasutada polüvinüülkloriidist kaitsekindaid ja põlle. Hingamisteede kaitseks kasutada respiraatorit ning soovitatav on kanda ka külgkaitsetega kaitseprille. Edukat töö tegemist!